Tõmba Jüri tunnetusest siis kõigepealt alustuseks. Et see on selline natuke lonkav, esimene 8 on sügavam, läheb keele sisse, versus teine on hästi kerge, tuleb kiiremini tagasi sinna, kust poogen algas. Nagu siuke väike lonkamine tuleb sisse, samamoodi teises hääles. Tegelikult kõik koos mingil lahtisel keelel või topeltkeelel kogu rühmaga, kogu grupiga mängida, lihtsalt et see tunnetus kätte saada. Poogen käib siis esimene 8, teine tagasi kiiremini. Et see ülest on kausikujuliselt. Muidugi kiiremas tempos on ta natuke vähem märgatavam, aga see on see alg, see, kuidas ta võiks olla mõlema hääle puhul. Siis esimese hääle nüanssidest, seal on see vasaku käe pizzicato tuleb siis C-osas igal pool. Seda ma ise teen 3. sõrmega täitsa nagu noodi alguses kohe, kui lähebki poogen käima. Mulle tundub, et 3. sõrm on selleks kõige optimaalsem, ta on piisavalt tugev ja piisavalt kaugel, et ta ei ole, et ta on lihtsalt mugav. 4. võib-olla on tavaliselt nõrgem, et võib proovida erinevat moodi. Mulle tundub, et teine on liiga lähedal kuidagi sõrm lauale. Ise soovitan 3. Aga et tuleks selline hästi kõlav pizzicato samal ajal, kui tegelikult ka poogen mängib. Et oleks välja kuulda. Täitsa julgelt võib tõmmata siis seda, et oleks selline iseloomuga. Ja esimeses hääles D-osas on seal see positsioonist alla käik, et seal võiks see sõrmestus olla selline. Läbi E-noodi, läbi lahtise E saab tulla tagasi esimesse positsiooni. Siis veel esimese osa lõpus, esimeses hääles. See kvint, mis jääb legato sisse, soovitangi panna peale kvinti võtte. 3. sõrm katab D ja A keele. Et ei oleks tõstmist, seal ei jõua ja see on legato sees niimoodi, et las see olla kvinti võttega. Samamoodi loo lõpus olev käik. Tegelikult sinna peaks jääma see, et ta lõpeb justkui subdominanti. Et see võiks ka olla kvinti võttega, kui teine hääl algajamad ei saa, las nemad võtavad ainult selle toonika ja esimese hääle mängijad las võtavad selle kvinti võtte. Et kumab läbi see, et ta justkui jõuab G-tuuri subdominandi helistiku lõpuks, mis on ka hästi viiulipärane Eesti pärimas muusikas. Tõmba Jüri teises hääles siis on siin C-osa saates, on see, ta hakkab 1/8 enne esimest lööki, eks ole, ja siis veab legatoga üle. Aga mõlemad on olulised, ehk siis legato sisse jääb rõhk. Et see peakski olema niimoodi, et algul on poogen kergem ja aeglasem. Ja siis on sügavam ja kiirem, et ta, noh see niimoodi, et ta peakski kõlama. Et ta nagu liiga lamedaks ära ei läheks selle pidega. Poomna keskelt tuleb see rõhk, puu läheb kas või vastu jõhve. Jällegi kausikujuline liigutus. Kiirus ja sügavus samal ajal. Siis on teises hääles ka pizzicato saade, ühel hetkel C-osas. Et see alumine A-E kvint, palun häälestada vastu A
A-keelt, see kvart alguses, et kuna osa läheb A-tuuri. Ja siin on nüüd see oluline, et kuna on sõrmega mängitud keeled versus lahtised keeled, et need alt kõlaksid sama mallakalt ja kõlavalt nagu lahtised keeled ise, mis lähevadki kergemini kõlama, eks ole. Et harjutada seda pizzicato iseloomu ja jõulisust ka julgelt, et alumised oleks ka ilusti välja kuulda. Ja siis see läheb topeltkiirusel üks hetk. Sealt tuleks mõelda, et see käsi on hästi kerge, et ei läheks krampi. Tuleb justkui tegelikult hüpata üle keele, jõuad siia A-E, siis tuleb alla G-keele peale hüpata. Et see nurk võib olla ka, et pizzicato vajab ka harjutamist. Et ta oleks ilusa tooniga ja kõlavalt ja hästi mängitud.